tere, minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Kas sul on kunagi olnud päev, kus tead täpselt, mida peaksid tegema, aga lihtsalt ei suuda alustada? Kodune töö ootab, treening ootab, toa koristamine ootab ja sina ootad motivatsiooni. Täna räägimegi sellest, miks motivatsioon mõnikord kaob ning mida teha siis, kui seda lihtsalt ei ole. Paljud inimesed usuvad, et kõigepealt tuleb motivatsioon ja alles siis tuleb tegevus. Tegelikkuses juhtub see väga sageli vastupidi. Me arvame, kui ma tunnen rohkem motivatsiooni, siis ma hakkan õppima. Kui mul tekib tahtmine, siis ma lähen trenni. Kui ma olen õiges tujus, siis ma alustan. Probleem on selles, et motivatsioon ei ilmu alati enne tegutsemist. Väga sageli tekib motivatsioon hoopis pärast seda, kui oleme alustanud. Motivatsioon ei ole iseloomujoon ega püsiv omadus. Psühholoogias nähakse motivatsiooni pigem seisundina, mis muutub ajas ja sõltub väga paljudest teguritest. Motivatsiooni mõjutavad näiteks uni, stressitase, füüsiline ja vaimne energia, emotsionaalne enesetunne ning varasemad kogemused. Kui inimene on pikemat aega väsinud või suure pinge all, hakkab aju sageli eelistama tegevusi, mis nõuavad vähem energiat ja pakuvad kiiremat tasu. Selle põhjuseks ei ole tavaliselt tahtejõu puudumine. Pigem on tegemist aju loomuliku viisiga ressursse säästa ja energiat võimalikult tõhusalt kasutada. Seetõttu ei tähenda motivatsiooni puudumine automaatselt laiskust. Mõnikord on see hoopis märk sellest, et meie vaimsed või füüsilised ressursid on ajutiselt ammendatud. Probleem tekib siis, kui hindame oma võimekust ainult selle järgi, kui motiveeritud me end parajasti tunneme. Tegelikult võivad meie ootused olla suuremad kui ressursid, mis meil sel hetkel kasutada on. Aga siin tekib üks oluline küsimus. Kui motivatsioon sõltub nii paljudest teguritest, siis miks on mõned tegevused meie jaoks palju lihtsamad kui teised? Miks võib olla keeruline avada õpikut või alustada treeningut, kuid samal ajal pole mingit probleemi veeta tund aega telefonis TikTokis scrollides? Vastus peitub osaliselt selles, kuidas meie aju hindab erinevaid tasusid. Inimese aju armastab kiireid ja kindlaid tasusid. Telefon, videod, mängud, sotsiaalmeedia. Need pakuvad ajule kohest rahuldust. Õppimine, treenimine või pikema projekti tegemine nõuavad aga pingutust enne, kui tasu kohale jõuab. Seetõttu valib aju sageli lihtsama tee. See ei tähenda, et sa oleksid nõrk. See tähendab, et sinu aju töötab täpselt nii, nagu aju on kujunenud töötama. Meie aju tasusüsteem on tundlik tegevuste suhtes, mis pakuvad kiiret tagasisidet ja kohest tasu. Mida kaugemal tundub olevat tulemus, seda raskem on sageli leida motivatsiooni esimese sammu tegemiseks. Ja just sellepärast ei ole motivatsioon sageli küsimus selles, kui väga sa midagi tahad. Sageli on küsimus hoopis selles, kui kiiresti aju tajub, et tehtud pingutustest on võimalik midagi võita. Ära küsi endalt, kas mul on motivatsiooni. Küsi hoopis, mis on kõige väiksem samm, mida ma praegu teha saan. Kui pead õppima 2 tundi, siis ära mõtle 2 tunnile, ava lihtsalt õppematerjal. Kui pead minema trenni, siis pane kõigepealt spordiriided selga. Kui pead kirjutama referaati, siis kirjuta esimene lause. Sageli tekib tegutsemise käigus tunne, et tegelikult suudad rohkem, kui sa alguses arvasid. Liikumine tekitab motivatsiooni palju sagedamini, kui motivatsiooni ootamine tekitab liikumist. Kui sellest videost üks mõte meelde jätta, siis see võiks olla järgmine. Motivatsioon ei ole midagi, mis peab enne tegutsemist kohale jõudma. Väga sageli sünnib motivatsioon just tegutsemise käigus. Ära oota ideaalset tunnet, alusta väikeste sammuga ja lase ülejäänud sellele järgneva. Aitäh, et vaatasid. Kui see video pani sind korrakski motivatsiooni teise nurga alt vaatama, siis on ta oma eesmärgi täitnud. Sageli arvame, et peame ootama õiget tunnet, rohkem energiat või suuremat motivatsiooni. Tegelikkuses sünnivad paljud muutused hoopis siis, kui teeme esimese väikse sammu enne, kui tunneme end täielikult valmis olevat. Vaimse tervise ja psühholoogia teemadel rääkimine
ei muuda meie probleemi üleöö väiksemaks, kuid see aitab meil ennast paremini mõista. Ja mõnikord on just see esimene samm muutuste suunas. Loodan, et said siit vähemalt ühe mõtte, mis aitab sul ennast või kedagi enda ümber natuke paremini mõista. Hoolitse enda eest, ole enda vastu kannatlik ning kohtume juba järgmises videos.